Sinu restoran Salt Tiina paistab praegu teiste seast silma erilise aktiivse olekuga internetis ja jääb mulje, et Salti jaoks ei olegi midagi nii väga muutunud praeguses olukorras. Kas on nii? Mida sa praegu klientidele pakud? Päriselt kindlasti nii ei ole. Ma arvan, et Saldis on muutunud kui mitte 90, siis 70% kindlasti asjadest. Oleme üritanud natuke kohaneda asjadega. Teatavasti Saldi, ma arvan, et Saldis on võib-olla üks restoran, kus üldse kõige rohkem on muutunud. Sest Saldi idee oli algusest peale see, et inimesi kokku tuua. Teatavasti meil on hästi väike restoran. Minu mõte oli see, et panna inimesed üksteisele hästi lähedale, sotsialiseeruma, suhtlema oma vahel ja tekitada siis selline crowded, selline hästi tihe keskkond, nagu selline lõuna-euroopalik. See purunes pihuks ja põrmuks siis 13. märtsil, kui me saime aru, et midagi on kardinaalselt muutunud. Kui ühe päeva jooksul põhimõtteliselt annulleeriti meil siis kogu kuu broneeringut, mis oli ette tehtud, et järjest tulid meilid, telefonikõned, kõik. Ja siis tekkis nagu üheks hetkeks selline seisak, see oli võib-olla üks öö ainult minu jaoks, kus ma mõtlesin ja kus järjest kõik restoranid teadsid, et nad panevad ennast kinni. Ja siis ma mõtlesin, et mis nüüd siis edasi saab. Aga hommikuks oli mul selge pilt, et tuleb jätkata ja tuleb siis läheneda asjadele natuke teistmoodi. Kindlasti see oli selline mullist väljatulek ja mugavustsoonist väljatulek, et ühtepidi praegusel hetkel peale seda, nüüd on siis 6. nädal juba. Et praegusel hetkel ma tunnen, et see on päris suur areng olnud hoopis teises mõttes. Et me hakkasime kohe alguses, mõtlesin, et kui me inimesi ei saa enam kokku ja inimesi ei saa enam siia tuua, siis inimene ju süüa ometigi taha. Ja alustasime siis kohe sellega, et kuidagi siis toit inimestele kohale toimetada. Ja esimene nädal oli kindlasti väga keeruline, sest kõigil oli hirm ja põhimõtteliselt oligi tühi maa. Et üksikud tellimused olid kaasa. Ma sain aru kohe sellest, et pool meeskonda jäi kohe meil koju ja siis me üritasime nagu 3 inimesega siin midagi kokku lappida. Aga järjest rohkem hakkas tulema igasuguseid tellimusi asju ja järjest rohkem hakkasime nagu aru saama, et tuleb kohaneda olukorraga, tuleb leida uusi ideid, uusi väljundeid, kuidas tuua siis see toit, mida tegelikult inimestel on väga vaja ja mida nad tahavad, uuesti nagu kätte saadavaks. Ja pluss me selle sotsialiseerumise koha pealt, see on üks huvitav tähelepanek tegelikult, mis ma avastasin, et tegelikult ei ole see kuhugi kadunud. Et inimene on juba selline olend, et tal on nagu vaja suhelda. Ja mida aeg edasi läks, siis kas või me otsustasime kohe alguses, et me ei hakka koostööd tegema, mitte et negatiivses mõttes, aga me ei hakka tegema ühegi kullerfirmaga koostööd, et me viime selle toidu ise inimestele. Vähemalt nii kaua, kui me vähegi jõuame seda teha, siis ühtlasi avanes mul ka võimalus anda teist inimestele tööd oma töötajatele ja viime otse koju. Ja see tagasiside, mis tuli inimestelt, kõigepealt see, kui selle koju viimisega, et okei, me suhtlesime, võib-olla panime selle koti aia taha ja kuskil 2 meetri kauguselt rääkisime, aga see soe tagasiside ja absoluutselt kõik tahtsid rääkida, kõik tahtsid suhelda. Isegi tellimuste suhtes nii pikkasid telefonikõnesid, et tellida näiteks 2 päeva pastat kaasa pole kunagi olnud. Et on näha, et inimesed nagu tahavad suhelda, küsib, et kuidas teil läheb ja kuidas te hakkama saate ja siis üritab sotsiaalset vestlust arendada. Teine pool oli siis see, et vaikselt hakkasid tagasi tulema kliendid ka ikkagi, kes koha peal söövad. No neid on vähe, aga neid on siiski tulnud juurde. Et ma arvan, et mingis mõttes on tekkinud inimeste mentaalne murdepunkt, et selline leppimine, et okei, nüüd ongi nii, aga me peame kuidagi edasi minema. Ja me oleme Saldi siin pool tühjaks tõstnud mööblist, et mahutada siis nii nagu on 2x2 need inimesed ära ja 2 kaupa on neid käinud ja nüüd ongi vahest nii olnud, et meil on 2 lauda sees. Üks istub ühes saali otsas, teine istub teises saali otsas ja nad hakkavad kohe omavahel suhtlema, pluss lisaks meiega ka. Et inimesed tahavad nagu kogemusi vahetada, inimesed tahavad suhelda ja see ei ole mitte kuskile kadunud, et see on natukene teises võttis lihtsalt, mis praegu toimub. Nii et jah. Salt on väike restoran, et kas sul praegult on kõikide töötajate jaoks endiselt tööd anda ja tasu maksta? Ei ole. Me oleme tööl poole meeskonnal. Meil ongi väike restoran. Meil oli 10 inimest praegu siis põhimõtteliselt minuga kokku
on 5, ehk siis 3 on nagu aktiivselt tööl ja 2 tükki on siis, kes käivad abis. Et tegelikult on see, et töökoormus nüüd hetkeks ei ole nagu vähenenud, sest me müüme kõige rohkem lõunapakkumisi kaasa just ja see on läinud nagu päris aktiivseks. Ja see tähendab seda, et köögipersonali on ju tegelikult ikkagi töö, et see on täpselt samasugune prepi tegemine, hakkimine ja pakkimine, aga inimesed on tulnud mugavustsoonist välja, mis on nagu hästi tore, see on andnud ka meeskonnale nagu palju sellise tugevama tunde, et nad on aru saanud, et enam ei ole aega võib-olla enne ikka jäi selline moment, kus sa said korraks telefonist käia, kus sa said hingata, kus sa said niisama juttu teha, aga nüüd ongi see hetk, et kui sa käid tööl, et siis tuleb see töö lihtsalt ära teha ja inimesed on muutunud palju efektiivsemaks tegelikult. Aga see seltskond, kes kodus on, kuna on nagu hästi range reegel praegu, et isegi kui keegi aevastab ja kellelgi on nohu, seda tööle ei tule enam, et põhimõtteliselt on nad nagu varus. Et kahjuks olukord on selline, et me keegi ei tea, keegi võib ühel päeval ikkagi haigeks jääda, midagi võib juhtuda ja et siis meil on olemas inimene lihtsalt, keda me saame välja kutsuda. Ja ma olen kasutanud praegu siis seda töötukassa võimalust, et siis oma seltskonda natukene siis, ma ei ole alandanud ka palkasid, nii nagu kõik tegid, et tegelikult nad on ikkagi samal palgatasemel, lihtsalt ma siis töötukassaga kokku üritan kompenseerida praegu selle ellujäämisel. Rahast rääkimisest ei pääse üle ega ümber. Kui palju märtsikuu jooksul Salt rahaliselt kaotas, kui palju käive vähenes? Ma arvan kusagil 50%. Võib-olla natuke rohkem, sest tegelikult märtsi algus oli väga hea. Märtsi algus oli palju rahvast, sinna jõudis sisse tulla veel naistepäev vahepeal ja tegelikult oli siis ka restoranide nädal esimesed päevad, enne kui see eriolukord välja kuulutati. Et ühtepidi see oli hea, teistpidi jälle võib-olla negatiivne, et nagu minule kui firmaomanikule oli väga raske, sest sealt tulevad ka siis maksud, tööjõumaksud ja käibemaksud, mis on vaja siiski ära maksta. Aga märtsi lõpp muidugi langes täiesti ära, et kokku võttes jah, umbes 50%, et aprilli kohta ma ei oska praegu veel öelda. Sa oled selgelt välja öelnud, et elate praegult Saltiga üks päev korraga, aga kindlasti jääte ellu ja uksi ei sulge ja olete avatud kõigele uuele, mis ees seisab. Kas nüüd nende otsimiste käigus olete juba tähele pannud mingisuguseid niisuguseid muudatusi klientide käitumises, mida varem ei olnud, aga millega iga restoran peab pärast eriolukorra lõppemist kindlasti arvestama hakkama? Kindlasti, absoluutselt. Ma arvan, et kui see kõik lõpeb, siis maailm kindlasti ei ole endine ja restorani business täpselt samamoodi. Et üks asi on kindlasti kogu see virtuaalne pool, virtuaalne suhtlus, kogu see koju tellimine ja kodused virtuaalõhtusöögid ja sellised asjad. Ma usun, et mingis mõttes need ei kao enam kuskile, et see jääb. See tähendab restoranide jaoks, ma arvan, väga suurt väljakutset, sest enamus peakokkasid ja restorani omanikke mõtleb ikkagi seda, et ma teen suurepärast toitu ja kui ma see poole tunni pärast viia inimesele ette, miinimum poole tunni pärast, siis ta ei ole enam see, mis köögist välja tuleb. Et ma arvan, et meil ongi olnud üks väljakutse see, et selle kuu aja jooksul me oleme üritanud, me ei ole muutnud oma menüüd kardinaalselt, me oleme jäänud sama stiili juurde, aga me oleme üritanud jätta maksimaalselt oma menüüsse asjad, mis kannatavad transportimist ja mis võib-olla seistes lähevad veel paremaks, omandavad teatavasti mõningatel toiduainetel, marineerimisviisidel, fermenteerimisviisidel muutuvad nad oma maitseomadustelt veel paremaks. Et see on nagu see hetk, millele võiks tähelepanu panna. Lisaks ma arvan, et peale seda olukorra lõppu on inimesed palju tundlikumad. Nad on, ma arvan, et nad tahavad palju rohkem tähelepanu saada ja hoolimist ja seda nii teeninduse kui toidu kvaliteedi ja kõikide selliste asjade poole pealt, et ma arvan, et mingis mõttes kogu see olukord on nagu selline tõesti nagu nimetaks suur puhastus või selektsioon, et kindlasti kaovad ära, neid tuleb juurde, aga nad kaovad kindlasti ära sellised firmad, kes
toitlustajad, kes on teinud nagu üle õla, kes on lihtsalt midagi teinud, et kellelegi süüa anda. Et inimene hakkab kindlasti valima, kuhu ta läheb, mida ta sööb või kus ta tellib. Et see on kindlasti üks asi, mis muutub inimeste juures. Salt paistis varem silma sellega, et te olite vist kõige rohkem ringi liikuv restoran Eestis, et te käisite oma toitu pakkumas välismaal ja käisite toitu tegemas väga üllatavates kohtades Eestis ja Salti pop-upid on kindlasti need, mida teie püsikliendid praegult nostalgiaga meenutavad, aga nagu ma kuulnud olen, on sul sellelegi lahendus praegult olemas. Absoluutselt, et me ei kavatse kuskile kaduda ja kindlasti tulevad need pop-upid siis reaalse rändamisega samuti tagasi ja ma arvan, et kindlasti veel põnevama, kui meil ideesid on tohutult. Muuseas, vahepeal veel see, et üks asi on, aeg on olnud mõelda ja kuidagi pea töötab palju paremini kui siin teistel aegadel. Aga, et inimene vajab meelelahutust ikkagi. Kui ta võetakse kõik käest ära, siis ta hakkab otsima seda väikest võimalust, mis on. Ja meil on tulemas uus pop-up, nii aju vabalt, kui see hetkel võib kõlada ja see tuleb juba järgmisel reedel. Ja me teeme siis virtuaalse pop-up õhtusöökpeo. Ja ma usun, et ma täna saan selle juba välja kuulutada ja selle me ära teeme, et põhimõtteliselt näeb see siis selline välja, et inimestel on võimalik sinna registreerida, pilet osta. Sinna on tehtud spetsiaalne 5-käiguline erimenüü ainult selleks õhtuks, nii nagu meil tavaks on. Koostööd teeme siis veinisõbras Kaidiga, kes on ka selline naisterahvas, kes üksinda rabeleb praegu ja kes sinna juurde on pannud sobiva joogipaketi. Ja põhimõtteliselt toimub see nagu live show või siis Salti teleshow. Et kõik osalejad saavad siis lingi ja täpselt kell 7 järgmise reede 24. õhtul siin koha peal me siis sellega alustame. Kõik saavad pildis osaleda. Me räägime kindlasti igasugust põnevat toidu ja joogijuttu. Me ei pääse kindlasti ümber ka koroonateemadest, aga lisaks me oleme hästi sotsiaalsed, veel sotsiaalsemad ja lähedasemad, kui me siiamaani Saldis oleme olnud. Ehk ma tahaksin, et kõik, kes seal osalevad, siis avaldaksid oma arvamust. Kõigil on võimalik küsida, kõigil on võimalik kommenteerida ja jagada oma elamusi siis sellest 1,5 kuust kodumaailmas, mis on toimunud. Lisaks laseme sellist põnevat muusikat, teeme nalja ka, nii et vaatame, mis sellest välja tuleb. Igal juhul teeme selle ära. Mida inimene, kes tahab osaleda, peab ette teadma, millega arvestama? Üks on see, et tellima teie õhtusöögi koju, aga mismoodi käib siis online osalemine sinu pop-upil? Üks on siis see, et õhtusöögi me toimetame suurendatud jõududega absoluutselt kõikidele enne 6:30 kogu Tallinna piires. Kell 7 peaks siis istuma arvuti ette ja mul on selline palve, et see õhtu võiks siis saada hommikumantritest ja pidžaamadest välja kodus ja võiks ennast kenasti riidesse panna, huuled punaseks värvida, vaadata, mis seal kapis on ja põhimõtteliselt olla valmis siis suhtlema ka teistega ja olla valmis selleks, et olla ka ise pildis ja ütleme siis häid maitseid. Kohtume siis 24. kõik pidulikes kleitides, ülikondade ja lipsudega. Teeme ära. Ja lähme edasi. Aitäh!